tere! Täna teeme teiega ühe koputamisharjutuse. See tähendab, et me koputame kehal väga olulistel punktidel. Nendel punktidel koputamine aitab kehal olla rahulikum ja kui keha on rahulik, siis on su mõtted rahulikumad ja siis on sul lihtsam õppida. Teadlased on keha peal koputamist uurinud ja leidnud, et sellest on abi näiteks siis, kui inimene on ärev, kui ta on murelik, kui ta tunneb hirmu, ka siis, kui on valu. Koputamisest on abi väga paljudel erinevatel puhkudel. Ma igaks juhuks lisan, et teadlased on sellised tegelased, kes uurivad nähtusi ja uurivad, kuidas midagi toimib. Nii et teadlased on uurinud, kuidas koputamine keha peal toimib. Koputamine tähendab samasugust liigutust, nagu on siis, kui sa koputad uksele. Ainult, et kehale teed sa seda sõrmeotstega. Näitan kõigepealt ette, millistele punktidele koputada. Esimene punkt on 4 sõrmega käe välisküljel. See on südame peensoole meridiani koputamispunkt. Järgmine punkt on 2 sõrmega kulmu sisenurgas. Sa võid seda koputamist teha ka 1 käe 2 sõrmedega. Järgmine punkt on silma välisnurk, järgmine silma all, seejärel nina all, seejärel lõual, seejärel rangluu all. Ka siin võid sa kasutada 1 kätt. Järgmine on terve peopesaga kaela all. Siin on kopsupunkt. Ja viimane punkt on sõrmede otstega kergelt ringitades pealael. Ja seda sellepärast, et meridiaanid ei tule pealael ühte punkti kokku, vaid on laiali üle pealael. Mina ütlen kõva häälega, kuhu koputada, seejärel seda teie järgi ütlema ei pea ja seejärel ma ütlen lause, mille ma palun teil siis kõva häälega järgi öelda. Öelge seda järgi ka siis, kui teil seda tunnet ei ole. Siis te lihtsalt aitate teisi lapsi ja koputamine mõjub teile hästi ikkagi. Samuti palun ma teil harjutuse ajal tunnetada iseendas ja tehke seda vaikselt. Samal ajal koputage sellele punktile, mida ma ütlen. Siis kõigepealt ma palun teil mõõta oma mure või ärevus või rahutuse tunne. Kas see on nii väike, nagu väike sõrm, siis on see 1 punkt. Aga kui see on nii suur, nagu maailm, siis on see 10 punkti. Mõõtke see ära iseendas ja siis alustame koputamist käe välisküljel. Kõigepealt palun pöörata tähelepanu oma hingamisele. Märka, kas see kõht liigub sul sisse ja välja hingates, suureks ja väikeseks. Või sa hingad hoopis nii, et rind tõuseb ja langeb. Ja nüüd tunneta, kas kõhus on rahulik. Jätka koputamist käel ja tunneta, kas jalgades on rahulik. Või on hoopis rahutuse tunne. Tunneta, kas sinu peas on rahulik või on rahutuse tunne. Ja kas su mõtted lähevad mujale või on nad siin ruumis? Nüüd ütle minu järgi. Kuigi minu kehas on rahutus või väsimus, siis ma usaldan oma keha ja luban sellel rahutusel minna ikkagi. Kuigi mu mõtted hüppavad õppimise pealt ära, siis ma toon oma mõtted õppimise peale tagasi ikkagi. Kuigi ma ei taha üldse ühe koha peal püsida, siis ma olen mulle kallis ikkagi. Nüüd kulmunurk. Mu peas on nii palju igasuguseid mõtteid.
Need mõtted kihutavad läbi mu pea. Silma välisnurk. Minu kehas on nii palju igasuguseid tundeid. Silma all. Minu mõtted on muremõtted. Nina all. Mõned mõtted on igavuse mõtted. Lõual. Mõned tunded on muretunded. Ranglu all. Mõned tunded on vallatuse tunded. Kaela all. Mõned mõtted on mängumõtted. Pealael. Mõned mõtted on tahan koju mõtted. Kulmunurk. Ma lasen kõik need tunded minna. Silmanurk. Ma lasen kõik need mõtted minna. Silma all ja tunnen ennast turvaliselt ja rahulikult. Nina all. Minu tähelepanu tuleb täielikult siia ruumi. Lõual. Minu tähelepanu tuleb täielikult minu kehasse. Ranglu all. Ma olen täielikult selles hetkes siin ja praegu. Kaela all. Ma hingan rahulikult ja mõnusalt ja ma hingan need tunded endast välja. Pealael. Mu kehal on hea ja rahulik olla. Kulmunurk. Ja nüüd sa ei pea järgi kordama, lihtsalt tunneta oma keha, kas sinu kehas on nüüd rahulikum tunne. Silmanurk ja nüüd korda jälle järgi. Viimane piisk rahutusest võib mu kehast lahkuda ja maha rahuneda. Silma all. Minu keha võib nüüd täielikult lõdvestuda. Nina all. Minu mõtted on nüüd väga asjalikud õppimise mõtted. Lõual. Minu kehas on täielikult rahulik tunne. Ranglu all. Minu pea leiab kiiresti õiged vastused. Kaela all. Ja õppimine tundub järjest lihtsam. Pealael. Ma usaldan ennast täielikult. Ja mu tähelepanu on väga hea. Nüüd võib koputamise lõpetada ja tunnetada, kui rahulik ja tähelepanelik sa nüüd oled. Mõõda jällegi skaalal 1–10. 1 on nagu oleks väike sõrm ja 10 on nagu see rahu oleks terve maailm. Aitäh kuulamast!